Jatskar 25. Demi Ola, Dave Douglas, lauludiiva Brasiiliast, staar Aafrikast, flamenco-gruppi Hispaaniast, globalistidest jätsurändurid ja katsetajad, improviseerijad ja publikumeelitajad. See oli Jatskar 2008 festival Tuntu teaduses. Jatskar 2008. Toimumisaeg 16–27 aprill. 39 kontserti Tallinnas, lisaks 20 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 13 esinemispaigas. Esineb 32 koosseisu, 168 muusikut 18 riigist. Kuulajaid oli 15 000. Muljed lähevad järjest ähmasema. Kavad on pikad, mitmekesised ja suured. Kõiki kontserti ei kuule. Paraku on ikkagi niimoodi, et need, millega oled seotud ülekannete seas, nendega tegeled rohkem, need kuulad otsast lõpuni, jõuad vähematesse kohtadesse. Väikestesse kontserdikohtadesse, väikestesse saalidesse, mis teinekord pakuvad suurepäraseid üllatusi. Olen ma viimastel aastatel kuidagi järjest harvemini jõudnud. Kahju, ei kaunistanud. Eesti Päevaleht soovitab vitamiine. Viimaste uuringute andmeil lühendavad topsivitamiinid eluiga, nii et parem võtke annus Jatskart. Postimees džässibuumist. Festival on toiminud väikest viisi katalüsaatorina, mille tagajärjeks võib lugeda praegust kohalikku džässibuumi. See on 2008. Sessia. 12, 13. 10 ei olegi või? See oli 9. 9, 8, 7, 6, 5. Siin oli meil üks asi, mis nagu ei olnud džässi ega midagi. Aga kuna teada oli, et see rahvale nagu meeldib, kitarristidele eriti meeldib, siis muud kuupäeva meil ei pakutud, siis on isegi kolmapäeval hakkab siin peale see kitarrivirtuoos Tommy Emmanuel, mis on see folgi bluusi asja vahepeal ja tõesti, see oli täis. Head Tommy Emmanueli sõbrad ja head Jatskare sõbrad. Sellist avakontserti ei ole Jatskarel veel olnud, et laval on üks mees ja kitarrid. Ja tõesti, see kontsert on ka ühtlasi festivali avakontsert ja seejärel te saate kuulata veel 50 kontserti, korjata üles emotsioone, elada kaasa ja kuna see on avakontsert, siis ma tahan tänada ka meie toetajaid, kes on õla alla pannud, et Jatskar saaks ikka toimuda, olgugi, et majandus mängib vahel vingerpusse, muusikutel on ikka vaja mängida ja kuulajatel on vaja saada ka emotsioone. Jatskar on avatud, palume lavale Tommy Emmanuel! Nice to be back in Estonia. Thank you.
klavimuusika poolelt tuli muidugi legend Roy Ayers. Roy Ayers ajas Postimehel pulsi üles. Teade legendi tulekust mõjus kui esimene kevadine päikesepaiste. Kartus, et härra on unistusena parem kui reaalses elus, osutus põhjendamatuks. Kuulates džässi vanapapisid ja nende noori sõpru, tundsid, kuidas pulss lõi muusikaga samas lustlikus taktis. Ja Angelique Kidjo, ta sobis nii kontsertina kui ka siis seal Rock Cafe's nii natukene enda liigutamiseks, et tõesti kohutav energia ja ta oli vist just sellel päeval teada saanud, et tal on isa surnud ja siis ta sellele vaatamata oli ikkagi nagu selline heatujuline ja kutsus rahva lavale ja siis kõik tantsisid ja kõik oli väga hea. The rhythm, I have this in my body. My name is Leni Andrade. See rütm, mida kuulsite, on temal veres. Leni Andrade tuleb Brasiiliast. Andrade bändi nimi kõneleb tema muusika suunast. The name of the band is Sambop. It's like a mix of samba and bop, the improvisation. Okay? Nimi Sambop on kokku pandud sambast ja bebopist, tantsurütmist ja improvisatsioonist. Ja bänd peab ühel lauljal alati olema hea, sest siis saab lasta häälel helide peal lennelda. If the musicians are good, you can sing where the sound is going. Music is a spiritual art. When I sing, I'm not there on the stage. I'm like out, like I feel when I do meditation is like I feel there on the stage. Muusika on vaimne kunst, ütleb Leni Andrade. Kui tema laulab, siis ta justkui ei olekski laval. Nii ta tunneb. Ta on lauldes kadunud kuhugi kaugele eemale, nii nagu meditatsioonis ollakse ära. Leni muusikukarjäär pianistina algas koos bossanova kerkimisega 60ndate alguses. Ta on sellest jätsõihõngulisest muusikast läbinisti läbi kasvanud. Aga tunne, mida ta lavale tuli inimestega jagama, sisaldus vist küll selle naerusuise vanadaami järgmistes sõnades. I think we need to know we are in a community, no, animals, trees, and water, and everything, sun. And we are together, living in this special moment, no? Me oleme selles kõiges koos, mitte ainult inimestega, vaid päikese, puude, vee ja kõigega, elades selles erilises hetkes praegu. I like this sound, like the Spanish people. Superstar siis pidi ikkagi olema Aldi Meola. Ta ei olnud meil nagu ennem käinud. No, oli tõesti nagu asjalik ja mulle ka nagu meeldis. Ja siis tema vist oli, kellele hotelli ei sobinud, et me pidime ka võtma siis sinna Radissoni. Hi, this is Aldi Meola and I'm here with my current members of my group of World Sinfonia
and it's a quartet. Al Di Meola kvarteti jätskaarel on World Sinfonia. Tonight we're going to play a repertoire of my own compositions, primarily mixed with some featured pieces of kogenud millelahutaja sujuvusega tutvustas Al Di Meola oma jätskaare kontserdi kava. Tema enda lood, pluss pisut Piazzolat ja mõned Chick Corea lood ka. Well, I mean, this one right here that I'm playing in the show is a Spanish-made classical flamenco guitar that has actually appeared on a lot of different recordings of mine. Hääl on näide sellest, kuidas meistergitarist räägib oma pillidest. Al Di Meola kirjeldas seda Hispaanias tehtud flamenco-gitarri, millega ta mängis kontserdi jätskaarel. Suurepärase kõlaga instrument, ütleb ta. Ja kodus on tal veel hulk talle armsaid pille ning on ka toredad elektrigitarrid. I want to thank you so much for being a wonderful audience and making our trip this time very, very special and memorable. Kitarrist Mihkel Raud Eesti Päevalehes. Paistab, et isikupära, vapustava ansamblimängu ja tehnilise täiuse kiuste on Di Meola kitarr täna õhtul samasugune nagu 6. reas istuva Preili parfüüm. Erakordselt intensiivne, ent surmavalt magus. Big Bandiga oli see noor laulja kitarrist, see Torsten Kuuds. See oli päris hea. Ja kujutage veel ette. Vahepeal oli 10 aastat mööda saanud sellest kontserdist jätskaarel, kus Big Bandi kuulsas Frank Foster juhatas Estonian Dream Big Bandi, nende esimesel suuremal kontserdil. Aastal 2008 tähistas Eesti unelmate Big Band seega juba 10. sünnipäeva. Mõistega toimus kontsert Rootsi dirigendi ja Saksa solistiga. Selle kontserdi eel rääkis mikrofoni ees orkestri manager ja trompetist Jüri Leiten. Ta vaatas mõttes üle ala tagasi ja proovis kiigata ka tulevikku. Kui see bänd loodi 10 aastat tagasi, siis meie eesmärk oli tekitada Eesti Vabariiki üks korralik, hästi mängiv professionaalne džässorkester. 10 aastat tagasi me muidugi mõtlesime võib-olla natukene suuremalt veel, et see orkester saab ka mingil ajal mingit regulaarset riigi toetust ja džässorkester on tunnustatud professionaalne kollektiiv. Sellest nii-öelda mööda vaadates pean ma ütlema, et minule on see orkester küll palju rõõmu valmistanud. Big Bandi kvaliteedi määrab ära minu meelest 2 aspekti. Esimene aspekt on see, kuidas tunnevad mängijad endid selles Big Bandis. Ja meie seltskond on äärmiselt sõbralik, äärmiselt huumorimeelne. Meil on üliad suhted ka võib-olla natukene vanemate ja ka päris noorte mängijate vahel. Meil on väga abivalmid inimesed orkestris, kes alati toetavad üksteist. Ja teine aspekt on see, mismoodi võtab seda orkestrit vastu muusik, solist, dirigent, kes iganes, kes tuleb siia väljaspool Eestit. Kui vaadata kõiki neid välissoliste, kes meiega on mänginud ja me oleme pälvinud väga hea tunnustuse nende poolt ja ma ei usu, et see on ainult pelgalt viisakus olnud. Jüri Leiten, kes jätskare 25. sünnipäeva aegu, on ametiredelil natukene edasi liikunud ja hoiab praegu Eesti kontserdidirektori ametipositsiooni. Andis 2008. aastal hinnangu Estonian Dream Big Bandi mõjule Eesti džässmuusikas. Ma arvan, et on tekkinud mingisugune suund või liikumine nende pillimeeste, pillimehed on hea sõna, on ju ka väga palju naisterahvaid täna päeval. Nende muusikute seas on tekkinud selline liikumine, et ma usun, täna on Dream Big Band paljudele algavatele instrumentalistidele nagu sihiks või eesmärgiks. Ma arvan, et paljud noored pillimehed tahaksid selles orkestris mängida. Me loodame endiselt, et oma
kunstiliste ja muusikaliste plaanidega me ikkagi suudame võluda Eesti publikut ja võluda sedavõrd, et see orkester jääb ikkagi püsima. Big Bandi 10. sünnipäeva kontserdil juhatas vägesid tuntud dirigent Rootsist, Örjan Fällström. Tema kiitis bändi soojade sõnadega. Äärmiselt oluline orkester Eesti muusikaareenil. I think it's a very extremely important orchestra for the music scene of Estonia. I think you can really be proud of this orchestra because they are putting a big effort into keeping this band together. Tulevad taustada, kui suured jõupingutused sellise orkestri kooshoidmisel tehakse. Igaüks töötab ise kandis ja see on raske. Nii räägib Örjan Fällström Estonian Dream Big Bandist. Ta kiidab muusikute entusiasmi ning orkestri head kamba vaimu. Fällström ütleb, et alles pisut eakamana on ta ise hakanud aru saama, kui tähtis on selliste koosseisude puhul psühholoogia. Iisraeli päritolu muusik tegi erinevatel puhkudel muidugi erinevalt kokku pandud kavasid. Hilisemal külaskäigul leiti vist isegi, et kui palju seal džessi alles on, rahvamuusikat on küll, aga kuidas džessiga on kuidagi võib-olla napisti. Igal juhul tema oli nüüd küll üks neid uuemaid nimesid džessi maailmast nii või teisiti, kes on Eesti publiku minu arvates päris edukalt ära teinud. So, I'm Avishai Cohen and I'm here with my trio with Mark Juliana and Shai Maestro and we're about to play a concert tonight. I'm very excited to be in Tallinn. Iisraeli bassist naaseb Jätskaarele trioga. Ta ütleb viisakalt, et on enne Tallinna kontserti elevil. Millest tema muusika kuulajale kõneleb? Põhilisest ütleb Cohen. I try to stay very basic and talk about things that are essential about music, like listening and like how to practice in a very, very simple and effective way. Lihtsus ja tõhusus, olulised asjad, see, mida inimesed mõnikord ei olegi tähtsaks pidanud. Siht ja siirus, rohkema ütlemine vähemaga. Need on asjad, millest ei ole piisavalt räägitud, arvab Avishai Cohen. Say more with less. Those things are not talked about enough, I think, and that's what I try to touch. Postimees pärast Avishai Coheni kontserti. Ei mingit üle kaadrite kargavat hüplevust ja tühja ruumi, mille täitmine jäetakse vaataja hooleks. Coheni muusika on kui elav puu, mis juurtest kuni viimase lehetipuni on katkematu tervik. Kõige rohkem muusikuid minu meelest oli Dave Douglase kontserdil, mis ma eales näinud olen. See oli nagu tõsiselt džäss ja mitte kerge, aga ta müüs veel pärast palju plaate ka. Ka ameeriklane Dave Douglas oli Jätskaarel teist kordselt. Esimest kord oli ta siin 94. Ta mängis Maira Melfordi trioga ning keegi ei teinud temast siis välja. Aga mõned aastad hiljem oli ta juba selline kuulsus, et üks Jätskaarel käinud Ameerika kriitik kirjutas oma arvustuses tunnustavalt, et see siin on festival, kus on käinud isegi Dave Douglas. 35 aastat muusikas olnud trompetist tutvustab ennast. My name is Dave Douglas and I am a trumpet player. I've been playing trumpet about 35 years. I'm from New York. I'm also a composer and I am a father and I live in a little outside of New York City, so I enjoy the woods very much and animals and outdoors. And this is a big influence on my music. Muuhulgas ütleb Dave Douglas, et ta on isa ja ta elab perega suurlinnast eemal metsas ning see mõjutab ka tema muusikat. Ta komponeerib nii nüüdisorkestritele kui jätsbändidele ning mängib erinevates koosseisudes. Kuid improviseerimine on kõigest olulisem. But the main guiding light of what I do in music, I believe, is improvisation.
the idea that as a human being you learn a language of playing music, and so you will hear a lot of sections where the different members of the group are improvising, and see, mida kuulsite, kõlab kui meetod. Improviseerimine on keel ja muusikud räägivad erinevates keeltes. Heliloojana jätab Dave Douglas oma muusikasse küll aga improviseerimisruumi, et mängijate vahel tekiksid dialoogid. Huvitav on musitseerida koos inimestega, kellel on eriline keel. Ja seda sama erilist muusikalise väljendamise keelt üritavad Dave Douglas ka ise lakkamatult õppida. Nojah, headest esinejatest ja see Son de la Frontera oli ka ikkagi tasemel flamenco mehed. Meie poisid ehitasid veel special flamenco tantsulava nagu ja pärast Eesti kontsert veel laenas meil mingi Hispaania asja jaoks seda, nii et see oli täiesti ja noh. Maailma muusikat mängis sellel jätskarel Son de la Frontera. See Hispaania grupp oli värskelt saanud BBC World Music Awardsi laureaadiks. Kontsert oli muidugi hea, kuid sügavat jälge nad siinsesse publikusse vist ei jätnudki. This is an example of clubs that the people will be listening by the show. The name of our group is Son de la Frontera. Käte ja põlveplaksude rütmi abiga identifitseeris ennast see ansambel, Son de la Frontera. See on flamenco muusika. The music that we perform is flamenco music. The music that you can find in the gypsy family in Andalusia. Andaluusia on mustlaste muusika ja see päris flamenco peaks välja nägema umbes nõnda. Everybody are together in a room, in a house, and a little child can play the guitar, yeah, and can sing, and when he's playing the guitar, his mother can be dancing at the same time. Kujutage ette, kogu pere on ruumis koos. Laps võtab gitarri ja hakkab mängima. Tema ema seab tantsusamme. Keegi hakkab nurgast laulma ja käteplaksudega lööma rütmi. Tekib perepidu. Sellisest keskkonnast on pärit Son de la Fronterase liikmete tõelised juured. Velus Cohen, aga see on Michal Cohen. Vaatan, see Saksamaa tuli nagu ette. Stefan Brauer ja Michal Cohen. Teaks, nemad tegid pärast veel midagi Liisi Koiksoniga või? Imeleta. Maailmse muusika ja džässi mikstuure mängis jätskarel sakslase Stefan Baueri ansambel. Kui paluti tal ennast raadiokuulajale tutvustada, siis reageeris ta omapäraselt. Wer ich bin, ich frage mich jeden Tag, wer ich bin. Aber Musik hilft mir zu finden, wer ich bin. Stefan Bauer küsivat eneselt iga päev, kes ta on, ja muusika aitab tal vastust leida. Ta on enda sõnul jätsipealinnas New Yorgis elav sakslane, kes peab ennast eurooplaseks ja musitseerides on ta sellest juurikast kogu aeg teadlik. Aga see ei ole veel kõik. Ich habe das Glück gehabt, viel reisen zu können. Ich war in Indien, ich war in vielen afrikanischen Ländern, im Balkan, im Osten, in Mitteleuropa natürlich. Stefan Bauer räägib, et tal on olnud õnn maailmas palju ringi reisida. Ta on olnud Aafrikas, Indias, Balkanil, Ameerikates ja paljudes kohtades veel. Ja kõikjal on ta püüdnud muusikuna midagi õppida. Und was dabei rauskommt, ist, ich bin nicht sicher, aber das wird man heute Abend hören. Kuulajatele oma muusikat esitledes arvab Bauer, et küllap on tema looming kirju geograafia tõttu pisut kosmopoliitne ja sarnaneb ehk muusikalisele esperantole. Ajaleht Metro
vigiseb põranda alt. Varem kostis Jatskaare teemal alailma viginat, et tegu on rangelt mainstreami promova üritusega ning et Jatskaar kui institutsioon on monopoliseerinud Eesti džässiliikumise. Trummar Tanel Ruuben tähistas Jatskaare kontsertiga oma plaadi kogutud rikkuse ilmumist. Vahetult enne seda kontserti jagas ta selgitusi. See pealkiri on laenatud ühest laulupealkirjast, mis kannab nime Kogutud rikkus. Muusikaautor on mina ja teksti kirjutas Kadri Voorand ja ka selle pealkirja pani Kadri Voorand. Kui see lugu sai valmis ja ma kuulsin seda pealkirja, siis mul hakkas kohe nagu punane tuli põlema, et see on hea pealkiri plaadile ja see on hea tähistav pealkiri sellele loomingule või selle muusikale, mis seal plaadi peal on. See on natuke uus ja see on natuke vana. Ikkagi originaalne muusika minu vaatekohast, spontaanne, vaba, kompleksivaba, aus. Kristjan Randaluga olen ma tahtnud kogu aeg mängida ja kui ma mõtlesin nende lugude peale, mis jõudsid nii-öelda plaadile, siis oli Kristjan Randalu kindlasti vaieldamatu favoriit, keda ma tahtsin nagu näha ja kuulda selles projektis. Need inimesed, kes tulevad kontsertile, need kindlasti, ma arvan, ei kahetsene saada igal juhul parema, rikkalikuma kogemuse, kui plaat seda suudab võib-olla pakkuda. Nii mõnigi lugu venib, ütleme, 4-5 korda pikemaks, kui ta plaadi peal on ja kindlasti ka huvitavamaks ja spontaansemaks, rohkem dünaamilisemaks, kui ta plaadi peal on. Plaat on paraku ikkagi konserveeritud tegelikus, kokku pressitud mulje. On meil kodumaistest tegijatest kõneldes kohe hakkab silma see, kuidas Weekend Guitar Trio teeb kohe 2 erinevat kava korraga. Nii sakslase Markus Reuteri kui ka lauljatega Vox Clamantisest. Oligi nii, et teine Eesti ansambel, kes 2008. aasta Jatskaarel ettevõttis tähistamisi, oli 15-seks saanud Weekend Guitar Trio. Ansambli asutaja Robert Jürjendal vaatas toona ajas tagasi ja üldistas kaunil moel trio senise tegevuse. Meil on olnud mitu suurt perioodi. Kõige esimene oli siis algusaastad, kus me lihtsalt õppisime üksteist tundma kui inimene inimest. Sest tegelikult see oli täiesti ebatraditsionaalne selline kokkusaamine 3 inimese. Ei olnud tegemist mingisuguse vanade tuttavatega või mingisuguse sõprussidemetega. Pigem oli see, et mina Marti juba natuke teadsin kui sellist kitarrimängijat, kes kuidagi mu silma jäänud ja kõrva jäänud. Ja siis sellest piisas mul. Ja Tõnis soovitas Marti. Tõnist ma ei tundnud praktiliselt üldse. Lood, mis ma kõigepealt proovidesse tõin, need olid tegelikult äärmiselt sellised kontseptuaalsed. Seal nagu sellist emotsiooni praktiliselt üldse ei olnud. See tuli kõik juurde alles nagu aastatega tekitada. Need me isegi praegu mängime näiteks samu asju aeg-ajalt. Me oleme nagu sinna hinge sisse puhunud. Tol ajal oli see lihtsalt aga see oli väga ilus, et me nagu jätsime täiesti sellise mingisuguse muu emotsiooni ja muu suhtumise täitsa jätsime kõrvale, võtsime noodid ette ja kuulasime üksteist ja otsisime kõla ja koos kõlamist ja olemist, et täiesti uuelt lehelt, rahulikult, väga konarlikult alguses, tasapisi. Mäletame tegime meeletult proove. Enne kui me lavalaudadele astusime, kulus võib-olla kuid. Täitsa erinev tänapäevaga, ma arvan, kus tehakse kähku juba minnakse ennast näitama. Me oleme juba kriitilised, et enne ei lähe, kui ikka enesetunne ütleb, et nüüd. Siis, see oli kusagil 94. paiku, käis Weekend Guitar Trio mängimas festivalil Prantsusmaal. Ja nad naasid sealt mitmekordselt kasvanud enesekindlusega. Nad olid valmis astuma pikemaid samme. See keskmine periood sellest ütleks, et on tegemist sellise otsimisega. Ja seda on näha ka plaatidelt. Kus on lood on seinast sein täiesti. Meil endil ei olnud vastuolu selle materjaliga.
tihtipeale kuuled ütlevad, et kuidas ikka sobi panna sellist asja sellise asjaga kõrvuti ja alati tekitas see kuidagi selline pärimine kuidagi väga kentsaka tunde, sest meie ei näinud neid vastuolusid. Me võtsime seda kui lihtsalt teist pilti, keerasime sellisel huvitaval juturaamatu jälle uue lehekülje ette ja läks täiesti otse. Ja niimoodi see läks. Praegu see viimane viis, mis me nüüd on kujunenud, on tegelikult rohkem nagu sellise kõikvõimalikud koostööd. Küll Eesti heliloojatega, küll seal teiste mängijatega. Ja see paistab, et läheb edasi nüüd. Koostöö, ma arvan, ka meie kolme vahel. Et me nagu keskendume sellise nagu mängulisusele ja ka rõõmule. Ma tead nagu inimese elu, et tagantjärgi võib ju konstrueerida, et oli keeruline. Siis ei osanud lihtsalt teisiti, siis lihtsalt nii oskasid. Kogu oma mõistuse ja jõu ja nõuga tegime seda, mida me oskasime. Aga järgmine viis tuleb jälle teissugune ja tulevad uued ülesanded ja selline uus pinge on nagu lihtsalt kogu sellel tegevusel. Ja võib-olla see ongi oluline, et ei oleks sellist rumalat lõtvust lihtsalt kogu olemisel, et see, millist muusikat teeme või kuidas, et see on nüüd ise asi, aga kogu see olemise, just sellise muusika sees olemise kunst, kuidas seal olla niimoodi, et piisav pingutus ja samas heas mõttes selline lõtvus. See on raske öelda, aga minu meelest see on nagu kõige tähtsam asi üldse muusiku juures, et sul see vaimne tasakaal säiliks asjade juures, et millega sa tegeled, see ei tähenda ainult seda, et sa füüsiliselt millegi tegeled, oled kohal. Aga just see, et kui sul on mitu projekti, mitu tööd, kui sa õpetad, kirjutad samal ajal, teed veel kontserttegevust koos teiste muusikutega, et sul säilib kogu aeg üks selline pilt sellest, mille nimi on siis Weekend Guitar Trio näiteks. See tähendab seda, et seda ei tohi ära unustada. See on võib-olla midagi sellist, kui lähed pikale reisile pere juurest ja sind justkui ei ole, aga tegelikult ikkagi oled. Selline vaimne lihtsalt kontakt ja sellistel puhkudel ei tohi ennast lasta ruineerida. Väga lihtne on lihtsalt hakata mõtlema, et mis nüüd saab, kontserte võib-olla ei ole nii palju, kui võiks olla. Võib-olla võiks rohkem tööd teha ja nii edasi ja kõik need asjad on omavahel seotud. Ja periooditi teeme rohkem, teeme siis jälle vähem, vastavalt vajadustele. Aga just see, et see pidev selline selles pildis olemine. Oluline on see, et kui see trio uuesti kokku saab, mis tahes hetkel, et me ei hakka nagu otsast peale. Et me läheme sealt edasi, kus me olime. Andis Jatskarele hinnangu. Jatskar pakkus publikule taas laia valiku hetkel maailmas kõneainet andvast džässist, popist ja juurtemuusikast. Võib-olla tänu Anne Ermi heale vaistule, võib-olla tänu õnnelikule juhusele oli tänavu esinejate kaardil mitu üliaktuaalset nime. Aasta 2008. Kuulsite 19. saadet sarjast Jatskar 25.